ärg sööb, ärg veab. Ja meil ongi aeg minna enda päevakavaga edasi. Nii pool naljaga võib öelda, et Rapla linnas on 2 tänavat. Viljandi maantee ja Tallinna maantee. Minu elu on kulgenud mööda Viljandi maanteed rännates. Ikka kodunud kooli, raamatukokku, muusikakooli, laulustuudiosse või maavalitsusse. Neil rännakutel kõnnin alati mööda ühest kollasest ja avale majast, mille ümber on liljapuud ja akentest tuled. Selles majas on loodud palju loomingut, mis teeb kummarduse oma päritolule, juurtele ja traditsioonidele, ent mis oskab imetleda ka teiste rahvaste kultuure ja mõttemeelt. See on perekond Ehimite kodu. Teemal päritolu üks loomingu lähtepunkte räägivad Kristiina Ehim ja Liis Eppelen. Palun. Aulised järvamaalased, me näeme teie silmades seda sama sügavama ja mõtestatuma kultuuri igatsust, mida me näeme Raplas, kui me ringi käime Rapla inimeste silmades, seda sama igatsust. Ja me tahame teha teile hakatusest sügava kummarduse selle eest, et te olete kutsunud meid kokku ja otsite sõpru. Sügav kummardus. Miks me Kristiinaga siin oleme? Me tahame vaadata neid samu teemasid, mida me juba oleme kuulnud täna. Me tahame vaadata sisse kirjanduslikust õhuaknast. Me tahame... Kristiina, ütle sina, mis sina tahad? Mina mõtlesin, tervist minu poolt ka, mina mõtlesin, et üks asi on seda pärimust vaadelda selle koha pealt, et mis on olnud ja kuidas kõik edasi kanda ja kuidas selles püüda olla võimalikult siis nagu autentne. Aga teine võimalus on mõelda, et kuidas sellelt pinnalt ka edasi luua ja loominguline olla. Sest mul on tunne, et traditsioon on alati kandnud ka siin Eestis hästi palju sellist ka improvisatsioonilist ja loovat alget. Et kust leida neid hüppelaudu, et traditsiooni ja pärimuspõhiselt ikkagi loominguline olla. Ja seda oleme me emaga arutanud ja tegelikult mitu aastat on see meil üks lemmikteema olnud. Ja nüüd just enne konverentsi ema tuli välja ühe skeemiga, mida me kohe tahame teile tutvustada. Me tahame koos dialoogi korras arutada selle üle, et kuidas käia seda identiteedi otsingute teekonda läbi 3 ringi, nii et sihiks oleks parim võimalik loominguline eneseteostus. Selle poole tunni jooksul me peame suutma lahti rääkida need 3 ringi. Esimene ring on, me püüame seda lahti sõnastada identiteedi kaudu. Meie koht, meie põlvnemine, meie ajastu. Identiteedi kaudu me püüame leida vastust küsimusele, kes me oleme ja kuhu me kuulume. Samastume teatud mõtteviiside, hoiakute ja uskumustega. Esimene ring on üldine ja natuke pealiskaudne, ettearvatav, äraarvatav ja natuke ära leierdatud. See puudutab meie Eestimaa lähiminevikku, meie lapsepõlve. Mina olen talulaps. Meie ärevate aegade haprakest talu ja koduelu. Seda šokki, mis minuealisi tabas 49. aasta küüditamise aegu, kui me lastena saime aru, et Eesti-aegne taluelu on nüüd kokku kukkunud. Sõjaaeg, okupatsiooniaeg, Stalini aeg. Kes ma siis õigupoolest olen?
Rapla tüdruk, Läänemaalt pärit eestlane, Läänemaa talust võõra rahva hulka põgenenud talupere laps. Ma olen teine põlvkond Eesti naisi Tartu Ülikoolis. Teine põlvkond Eesti naisi, kes on õppinud akadeemilist rahvusteadust. Olen tõlk ja kirjanik, psühhoterapeut, 3 täiskasvanud lapse ema, pensionär, kes veel jõudumööda tööl käib. Kristiina, kes sina ütlesid enda kohta, et kes sina oled selles esimeses ringis, esimeses natuke lihtsamas ringis? Kui ma peaks proovima ennast hästi üldsõnaliselt tutvustada, siis ma ütleks, et ma olen 77. aastal Brežnevi ajal Raplas sündinud tüdruk, käinud Rapla keskkoolis, lõpetanud selle, nagu väga paljud teisedki, läinud edasi õppima Tartusse, omandanud kraade kirjanduses ja rahvaluules, loonud pere, saanud poja, aga kas see on iseenesest mingi loomingu lähtepunkt, see kindlasti mitte ei olnud luuletus, mida ma praegu enda kohta ütlesin. Ja tegelikult on minul selleks, et suuta kuidagi sellest lähtuvalt kirjutada ja siiski oma seda juurikat meeles hoida, mul on läinud aastaid. Ja kindlasti mul läks aastaid õppimist Tartu Ülikoolis rahvaluulet, et näha seda kuidagi kõrvalt, seda oma päritolu, hakata aru saama ka tegelikult väga lihtsatest asjadest oma päritolus. Nii et see mu enda jaoks põnevaks muutuks. Kristiina, sa rääkisid mulle, et tänapäeval on väga raske luua tekste, selle esimese ringi tekste, nii nagu on Kevadel, nii nagu on Tõde ja õigus, nii nagu on Rahvalaul. Kevadel, mis siis mõtestab palamuse inimestele, annab, eks ju, väga tugeva identiteedi juure, samamoodi siit Järvamaa kandist, Tammsaare maad, kui ei oleks olnud neid loodud, seda suurt teksti Vargamäe ümber, siis mida me teaksime praegu Vargamäest? Need on olnud omal ajal tohutult olulised tüviteksti, täpselt samamoodi nagu väga paljud rahvaluule üleskirjutused ja tekstid. Need annavad selle põhilise juure, see esimese ringi identiteedi juur, mille juurde ikka ja jälle tagasi tulla. Aga samamoodi kuuluvad siia esimesse ringiga näiteks, ma võiks julgelt öelda, kõik maailma hümnid. Ega me ei viitsiks neid lugeda luulekoguna. Või siis kui ainult natukene. Nad ei paku meile ilmselt mingisugust suurt nauditavat kirjanduselamust. Me ikka teame, et see on oma rahva ülistamine ja kiitus ja need on üsna ühtemoodi. Aga siiski nad täidavad oma sellise sakraalse pühariku rolli selle esimese ringi tekstidena ära. Aga katsuga ise luua üks hümn, mis tänapäeval toimiks. Me ei saa kasutada enam neid samu vahendeid, kindlasti mitte. Tuleb appi võtta veel midagi muud ja siis veel midagi muud. Paul Erik Rummo 60. aastatel kirjutas, et siin olen sündinud tasasel maal, siit on mu rahu ja tasakaal. Ja Pohlade poeg mina olen, vaevakaskede vend. Mina olen kirjutanud oma talu lapse põlve meenutuseks, et sinna seinapalkide vahele sinna midagi maha jäi, nende nõgiste parte alla tulla tagasi paljapäi, juua kuuri all haput kalja, minna lapka siis, kerra tõmbunud värsketes heintes istuda nii ja tunda end vabana, jätta enesesund ja nii edasi. Stalini ajal tunda end vabana, see oli kauge igatsus ja seda polnud võimalik kuidagi moodi tunda. Kristiinal on selle esimese ringi lõpetuseks üks väga ilus luuletus, mu lapsepõlve juttudes on Läänemaa. Võt see on üks luuletus, mida ma olen kirjutanud tegelikult ligi 10 aastat tagasi, aga ikka ja jälle loodan, et ei hakka vilisema, ma tulen natuke ettepoole.
mul meeldib seda lugeda, sest ma tõesti tunnen, et ma saan nagu jalad maha, siis ma meenutan oma päritolu selle luuletuse kaudu. Ja kui seal tuleb see Võrtsjärve koht kohe 3.-4. reas, siis ma tegelikult mõtlen seda Kesk-Eestist pärit olemist selle Võrtsjärve kujundi kaudu. Aga luuletus on selline, kuna mul on ema poolt Läänemaalt ja isa poolt juuripidi Võrumaalt, siis hakkame sellest peale. Mu lapsepõlve juttudes on Läänemaa, aga kusagil kapillaarides kobrutab Võrumaa maastik ja see kummaline keel on mu kõrvale armas. Võrtsjärve loksuvast emaüsast pressiti mind välja, ühe jalaga Eesti, teisega Liivimaal, kanti mind ilmale. Põlvkondade kaupa kiikusin keskmaa kesal 2 kase vahel ja kihutasin pruuskas pulmarongis kirikusse ja koju. Sel ööl surusin oma sõrmed su juustesse nagu 10 käsku. Olime äkki nii kõrgel, et puudki ei paistnud. 6. korrusel, kõigi mugavustega korteris, all Linnatanaval inimesi tuli töölt, rõõmsaid tõsiusklikke kaasmaalasi, turuusku, hinnaalandususku. Pargipingil peibed lappasid Annabellat, seda õhukest ja libedat ajakirja, mis käsib, keelab ja müüb. Müüb lõhnaõli, ilma milleta polevat meie kevadel lõhna. Müüb põsepuna, ilma milleta peaks olema häbi kanda oma nooruse odavat ohakaõit. Mina loen meie 30. valgeid ja vallalisi käejooni. Oled tähtkujult ikkagi karu ja mina laanen küll. Mis peaks meid siin kinni hoidma? Ruttu teine ring. Me peame nimelt vaatama lähemalt, et näha sügavamale. Me vajame koodi ja salasõna nagu juurdepääsul interneti pakka. Me vajame koodi, et pääseda sisse sügavamale omaenda alateadvusse, et aru saada, mis asi see on, mida me ajame, mida me igatseme. Me ei ela ju loogika järgi, meie aju töötab nagu arvuti, aga meie tunded elavad kehas. Meie nahk tunneb ära, meie keharakud mäletavad, meie juuksed ja jalatallad teavad. Teise ringi teekond on eksistentsiaalsete ja vaimsete otsingute teekond. See tähendab päriselt teadlikuks saamist sellest, et meie elu on üürike, osa saamist sünni ja surma müsteeriumist ja sügavamat teadasaamist oma põlvnemisest. Maasik Rapla kandi mees on kirjutanud, et 68 tiiru teeb tuline ratas, rohkem ei jaksagi vist, siis tuleb õite ja valgete pilvede matus, rinnale seotakse rist. Minul kulus hulk aega, et julgeda kirjutada sellist raamatut nagu Paleontoloogi päevaraamat. Ma olin tahtnud seda kirjutada hulk aega, aga äkki see kujund, et ma tahtsin saada sauruste uurijaks kogu oma plikapõlve. Miks ma selleks tahtsin nii kirglikult saada, miks ma pidasin seda päevaraamatut, kuhu ma tegin kõik võimalikke imelikke sissekandeid, kõik võimalike kontide kohtade, mida ma kuskilt Raplast leidsin. Miks ma kujutasin ette seda paleoliitilist aega Raplas nii elavalt? Miks see mulle pinget pakkus? Võib-olla sellepärast, et ma olin üsna juurteta. Just nimelt, mu lapsepõlve juttudes oli Läänemaa, aga kusagil kapillaarides kobrutas Võrumaa maastik. Aga mis oli mulle Rapla? See oli koht, kuhu põgeneti küüditamise eest. Ja seda lapsepõlve ängi ja igatsust teada saada olen ma püüdnud mõtestada oma raamatus.
Mispärast tunnen Raplasse sõites või siia jõudes ühel ajal nii ängi kui armastust. Ootan ja igatsen koju jõudmist, samas surub midagi rinnus, mingi teadmatus pakitseb, kellelt küsida. Elamud siin Viljandi maantee ääres reas on nagu mis tahes NSV Liidu linnakeses, aga kust ikkagi see äng, see surutis ja isegi pahameel, mis on segatud armastusega. Otsin oma lakapealses töötoas pingsalt sellele küsimusele vastust. Kirjutan oma päevaraamatusse ja tõmban maha. Kirjutan uuesti ja tõmban jälle maha. Viimaks sõnastan nii. Mu paleontoloogivaist ütleb mulle, et siin pole tegemist ainult mu enda vastuoluliste tunnetega, vaid siin taga on hoopis midagi sügavamat. Näiteks mu esivanemate ja selle olevi rahva kollektiivne alateadvus, mingi ajastute äng, mis minus niimoodi lärmi lööb. Kui vaid suudaksin sellesse suhtuda teadlasliku uudishimu ja paraja distantsiga. Ja siin ma kirjeldan ühte sõitu Raplast Tallinna ja Tallinnast jälle tagasi Rapla poole ja äkki mulle justkui kangastub ja see on see teise ringi eksistentsiaalsus, millest ema räägib. Et kogu see teekond, mida ma olen nii 100 korda sõitnud Tallinnast Raplasse, see on nagu elutee. Ja selle tunnikese jooksul saab läbi terve aasta ring või miks mitte kogu inimese elu. Ja neid kindlasti raplalastele ka väga tuttavaid peatuse nimesid on siin. Rapla, unustasin väljuda, unustasin võtta kaasa ühe halli oksa. Keava, päevad juba lühemad, ööd pikemad, kurgadel on veel aega. Lelle, lumi jälle helbnemas, luikade, kurgade kolmnurgad lähevad pilvi valusalt kriipides. Nii et see on selline elukaar, mis saab siis juba Pärnu poole hakates sõitma. Aga teiselt poolt mõjub see Viljandi maanteäärne majade rivi mulle unistama panevalt, kirjutan oma päevaraamatusse. Äkki tuleb Michael Knight, mu lapsepõlve rüütel, meie sahiseva Soome TV konkurentsitu kangelane oma imeauto kitiga mulle just täna järele. Köögiakna loodates usun tõesti, et Michael ei sõidaks mööda, vaid tuleks sisse ja valiks kõigi karupükstes õdede ja naabritüdrukute seast välja just minu. Mõnikord õnnestub näha selles teises ringis teekonda käies, mõnikord õnnestub näha nii sügavale, et on võimalik koguni selgelt nägemine ja ettenägemine. Heiti Talvik, kelle elutee lõppes Siberis, kirjutas noorpõlves, et ma teadsin juba noorelt, raheroost mu rapsab toorelt ja ma kukun valmimata kõrgelt elupuust. Kukun viljaks valmimata ja mu laul jääb salmimata, laul mu lõikuskuust. Mõnikord on võimalik näha ja ära tunda otse kui välku valgel. Andres Ehin on kirjutanud Raplas vähemalt ühe äratuntava luuletuse. See on iluehmatus ja eksistentsiaalne luuletus ühel ajal. Tappamaja vaikne, ei seal tapeta, tappapakud vaiksed, ainsa rappeta. Tappamaja taga kuulan köögikuid, ainus tumma hammas keset toomepuid. Teate seda Tappamaja? See oli ainult 50ndatel ja 60ndatel aastatel üks puust labutik. See on ammu maha lammutatud seal Suure kivi kandis ja sinna on töökojad peale ehitatud ja autobaasid. Seda ei ole ammu enam olemas. Andrestki pole enam olemas. Aga see iluehmatus ja eksistentsiaalne luuletus jääb. Me lühendame natuke. Kui esimese ja teise ringi otsingud on viinud ummikusse või identiteedi kriisini, siis on veel kolmas tee. Tihtipeale ei jõuta sinna enne, kui sügav kriis on käes või ummik on muutunud välja kannatamatuks.
kolmanda ringi käimisi sõnastaksime me nii, et identiteeti ei pea otsima aina sügavamale kaevudes, maadligi või eksistentsiaalseid hingepiinu tundes. Oma identiteedi võib ära tunda mõttelennus, inspiratsiooni ajel, kui fantaasia saab tiivad ja meel on kerge ja kõik tundub võimalik. Kolmas ring viib meid kujundite, müütiliste arhetüüpide maailma, kus sõlmime enneolematul kombel kokku individuaalse ja kollektiivse elukogemuse, võimaliku ja ilmvõimatu, argise ja püha. Kristiinal on see õnnestunud vähemalt ühes luuletuses, te kuulete seda kohe praegu. Aga ma tahan ma sain aru, et sa praegu vaatad siin kella, aga ma tahan ikkagi lugeda 2. Need on väga vastandlikud ja ma tahan ütelda seda, ema, sinu täienduseks, et identiteedikriis on minu meelest üks väga hea ja loominguline asi. Et see on tõuge, millest on sündinud väga-väga paljud kirjandusteosed ja laulud. See on tunne, mis vajab väljendust. Ja mul on selles samas paleontoloogi päevaraamatus väike katkend. Väike katkend sellest, kuidas nii ema vaimud on sinu poolt, arvuti jooksis kinni. Ma ei loe seda. Aga see, kuidas ma olin väga ummikus mingil hetkel oma raamatuga ja ma pidin võtma appi müütilised tegelased. Ma võtsin appi Penelope, ma võtsin appi Maugli, kui oma lapse hinge identiteedikriisi kirjeldaja. Maugli ei tea, kas olla inimene või hunt. Mina ei tea, kuhu peita vanaisa eest Volodja pikiga oktoobrilapse märgike. Samamoodi Odysseus, tema eksirännakud annavad minu eksirännakutele mööda erinevaid Eesti linnu äkki mingi mõtestatuse. Ma näen imelikke unesid, ka uned jõuavad sellesse raamatusse. Aga see luuletus, millele ema vihjas, ei räägi otseselt Raplast, aga see on saanud inspiratsiooni Eesti soost tähetarga Jaan Einasto teooriast, et meie universum olla mesilaskärjekujuline. Ja see oli mulle nagu müüt, see oli nii müütiline. Ma Jaan Einasto käest hiljem ühel koosviimisel küsisin, kuidas sa selle peale tulid, siis ta ütles, aga see ongi ilmne. See on selline teooria, mida ümber lükata ei saagi, sest see ongi ilmne. Tema lihtsalt oskas seda sõnastada. Ja ma kirjutasin luuletuse, mis sööb kokku selle mõtte, selle ilmse mõtte ja sellise meie kõigi kosmilise identiteedi ja päritolu. Ja esindab hästi seda kolmandat ringi, milleni me tahtsime jõuda. Olen kärjekujulise universumi suur, unine, emamesilane, kes magab üksi oma taru vaikusest voodis, keset tumedat talve. Tunnen selle ilmaruumi rahutuid käejooni. Olen roomanud läbi igade musta augu. Kevade tulles toon ilmale 1000 vastset. Mu Andromeeda piimast purjus tuigeldavad nad tarust välja, et kiikuda kõiksuse avaneval õiekübaral, et veeretada valguse tolm öötaeva tuliseks söeks. Viimasel minutil, mis juba jookseb, tahab Kristiina teha ühe tähtsa üleskutse. Nimelt, et meil oli väike tagamõte ka, et kui kedagi siin saalis, nüüd äkki ikkagi meie need 3 ringi, need ideed inspireerisid ise kirjutama
ja kirjutama kas luule või proosa või autobiograafilises vormis enda elust, siis mul on pakkuda üks väga tore võimalus selleks. Nimelt mul on see au, et Kirjandusmuuseum valis minu sel aastal elulugude kogumiskampaania ja võistluse matrooniks. Ja mina teengi nüüd sellise üleskutse, et palun pange kirja oma elulood. Ja selle pealkiri, see võiks natukenegi lähtuda sellest, et minu elu ja armastus. Alguses taheti panna lihtsalt Eesti Vabariik 100, ütleme, seal oli mingi vabariik minu ja minu lähedaste elus. Mina tahtsin, et seal oleks sees sõna elu ja armastus ja siis saigi Tammsalult võetud see minu elu ja armastus. Et ma väga loodan, et see inspireerib ja Kesk-Eestist laekub väga toredaid elulugusid, värvikaid elulugusid. Ei pea alustama algusest ja jõudma selleni, kes oled, või põimida või kasutada igasuguseid võimalusi ja parimad elulood avaldatakse sellises väärikas köites nagu eestlaste elulood Eesti 100. juubeliks. Nii et palun saatke Eesti Kirjandusmuuseumile. Väga täname teid ja ise ütleme, et me püsisime ajas. Aitäh!